mitmes peatükk see on, seal on üks niisugune karjapoiss. Ma isegi praegu suuda meelde, kas ta on Juku või Kusti või 4 pühad, esimesel pühal kuulab neid kirikukelli, mis tulevad üle selle soode ja metsade ja rabade maastiku. Ja siis mulle jäi meelde see, et ta ütles niimoodi, et vaat kui minu ema suri, et siis temale löödi ka kellaga 1 kellaga, sest 2 eest ei olnud maksta. Aga nüüd lüüakse 2 kellaga, nagu oleks surnud 2 ema korraga. See on üks niisugune koht, mis mulle sellest tõeluse esimesest köitest meelde jäi. Jürgen Rooste, luuletaja ja minu kursakaaslane kunagine. Mis sulle kõigepealt pähe kargab, kui ma lausun nime Toomas Liiv? See on päris karm, sest mulle kargab pähe Toomas Liivi lõpuaeg või see ots või see, kui ta suri. Ma mäletan teda veel sellest sügisest ja mäletan teda mõnes kohvikus ja kohas istumas. See on üks asi, mis ta mingis mõttes jättis minusse ka, et kõige parem koht, kus leida mõtet, et kirjutada või kõige parem koht, kus kujund kokku saada on see, kui sa istud kuskil tänava ääres kohvikus, kõige parem kui siukses, kus keegi ei tunne sind. Heal juhul käis mõni turist, aga ta istus sinna Palassi hotelli kohvikusse, võttis tõesti kohvi või võttis mingi konjaki ja istus ja vaatas sealt aknast välja. See kontsentreerib kohutavalt, et see üksilduse moment või see tühjus, see pikad tänavad, autod, mööduvad inimesed, kes keegi sust midagi ei tea. Et see aitab väga leida seda kujundit ja keskenduda. Aga sel sügisel, ta oli haige ja ta käis juba 1 laksu haiglas ja kõik teadsid, et tal on külmetus või viirus või kopsupõletik ja nii edasi. Ja ikka ta edasi-tagasi seal seitles, ega eks märganud, et ta on üksi sellega, et ta ei tegele sellega, et ta ei viitsi enda eest hoolitseda või ei taha enam. Ma mitu korda rääkisin temaga juttu ja ma ei osanud märgata seda, et oleks võinud inimese jaoks olemas olla või kuidagi teda sellest välja viia. Ja pärast seda, kui ta suri, siis oli tükk aega periood mitmel korral, kui ta käis unes minuga juttu rääkimas. Täiesti oli ka, ta istus maha ja ütles, Jürgen, kuidas sa siis niimoodi, et jälle sa oled joonud siin, jälle sa oled jätnud tegemata. Jürgen, põhiline on ju see, kui sa ennast kokku võtad ja teed, siis kui sa juba oled ära teinud, siis on mahaistumise aeg. Ja seda hästi mitu korda, kui ta tuli unenägudesse ja rääkis muga väga elulistest asjadest. Toomas, kui luuletaja? Võib-olla 2 sellist erinevat perioodi, et kõigepealt ikkagi nagu see närvitrüki hetk, et seal tuleb juba esile see Toomas Liivi subjektiivsus, et tegelikult ta on ka siin Eesti luules selline täiesti suveräänne nähtus. Aga see närvitrükist olemisest nööpauguna, see on minu arust üks selline märgiline luuletus või see on väga Toomas Liivilik luuletus. Kui juba olla nööpauk, siis olla üks pagana hea nööpauk. Ja Tommi, ma tundsin Tommi kurselt paljusid inimesi ja teda ennast ka, aga mingisugust niisugust lähemat tutvust ja sõprust ei olnud. Tema oli niisugune kirjandusega väljendel kass, kes kõnnib oma pead. Tal peaks isegi üks luuletus olema, kes kurat mind kihutas sellest karvaste kampa. See käis minu ja teiste kohta. Tema tahtis omaette olla, aga tema luule oli väga huvitav. See oli jällegi midagi hoopis teistsugust, kui enne oli loetud. See mingil määral liikus ka käsikirjas. Toomas Liivi ma kohtasin ülikooli peal. Põgusad kokkupuuted on olnud, aga üsna kaugeks oleme jäänud kogu elu. Mina tean teda kui kirjandusloolasena. Alguses olid tema tööd soliidsed akadeemilised, kui ta Eesti novelli uuris. Hiljem sigines tema kirjatükkidesse rohkem niist paroodilist vaimu.
üks tema produktidest oled ju sina. See seltskond, mis ta seal Tallinna vedas praegu linnaülikoolis enda ümber kogus ja keda ta seal õpetas ja haris, no ega kõik mööda ju ei läinud noorematest meestest. No, mingil määral. Ja, nii et ta saavutas sellega vist niisuguse rolli, mida ta oli eluaeg tahtnud. Et pead silmas õpetlase ja professori rolli? Jah, guru. Siis 90. aastate lõpus, ütleme, see tuli teie põlvkond või teie kursus. Mul on tunne, et Toomas Liiv siis luuletajana justkui ärkas nagu uuesti. Kas siis nagu nende noorte mõjul või, aga Toomas hakkas sageli näiteks avaldama seal Eesti Ekspressis sellist nädalaluuletust, mis oli väga sellise sotsiaalsest närvist kantud. Ja see on ka väga Toomas Liivilik, et Loomingu raamatukogus ilmus tema luulekogu Ahtung. Kirjutas ta sellele ise järelsõna, kus ta siis analüüsis Toomas Liivi luulet. Et Toomas Liiv on selline just nimelt nagu selline eripärane nähtus Eesti kirjanduses ja nii edasi. Ja ta rääkis sellest nagu tema vormis ja niimoodi ja lõpuks kirjutas ise alla sellele. Tema kirjandusteaduslikus loomingus on minu meelest ühed kõige olulisemad ja samas kõige pöörasemad tekstid, need, mis on ilmunud Kolikambri sarjas, mis kunagi ilmus ajalehes Sirp. Tellisin Toomas Liivilt selle veeru, seda oli iga kord kohutavalt raske kätte saada, selle saatis alati teksti ilma pealkirjata ja ilma taandridadeta. Ja need olid alati minu jaoks ühed põnevamad tekstid üldse, mis lehes olid. Ja mis ta seal tegi? Et kui ta ütleb Tammsaare kohta, eks ole, et Tammsaare oli kõige edevam kirjanik, mis on tõenäoliselt tõsi, sest vaata, kuidas ta iseenda tõlkimist ajas ja kuidas ta oma kirjandust nagu ja kuidas ta julges vastanduda riigipeaga nii edasi, et kõik need väiksed nipid või kuidas ta nii-öelda Alveri ajatust ümber tõlgendab, eks ole, et ajatut luulet ei ole olemas, on just nimelt ajaga seotud inimlik selles ruumis viibiv luule. Ja kõik vaatad, et ta iga kord suutis leida ühe pisikese võtme või siis sellise lukuaugu vähemasti, kui ta võtit ei leidnud, kus ta keeras seda kirjandusest mõtlemise viisi, kas natuke katki, viltu või lahti. Anton Hansen Tammsaar on niisugune kummaline kirjanik, keda on kogu aeg austatud ja respekteeritud. Kõige kummalisem teos minu meelest sellest ma alguses aru ei saanud, see Põrgupõhja uus vanapagan. Ja see oli niisugune teos, et me võime rääkida siin ja räägitakse praegu, et ta on seal mingisuguseid rahvajutte seal kasutanud, kavalantsust või vanapaganast või mis iganes. Aga see on tegelikult üks niisugune otsene paralleel Uuele Testamendile. Uues Testamendis Piiblis räägitakse, kuidas Jumal saab inimeseks Jeesus Kristuse näol. Aga nüüd Tammsaar tema väidab seal vastupidi, et kurat või pagan saab inimeseks Jürka näol. See on sinu isa või? Ja see on tema üks lapsepõlvepilte. Tema vanaema. Ja tema ise? Ja seal Tatari tänava korteris tehtud pildid. No see on jälle väga vana pilt. Ja siin ta mingi, ma ei tea, 12-aastane või midagi oma emaga siis. Ja see on nüüd päris noorpõve pilt tal? Ja siin on siis tema ema ehk minu vanaema, siis minu vanaema ja tema tädi siis et selle ema õde. No miks isa pildil ei tulnud? Ma ei oskagi öelda. Võib-olla tolleks ajaks nad olid juba lahutatud ka. Rolf Liiv, täna räägime sinu isast, luuletajast, kirjandusteadlasest, Toomas Liivist. Toomas Liiv on Tallinna poiss algusest peale olnud. Tema ema oli ametilt raamatupidaja, kuigi ta teinekord on ka õpetajaametit pidanud ja muidki töid teinud. Ja Toomas Liivi isa oli siis advokaat ja terves suguvõsas oli palju teatrihuvilisi ja väikest viisi ka teatriga seotud inimesi. Aga ma arvan, et see tegelemine kirjandusega, et see tuli tal kuidagi nagu sõltumatult, et võib-olla mitte niivõrd sugulaste ärgitusel või et see oli kuidagi arenes autonoomselt ja see kirjutamistarve
ilmselt lõi välja kuskil, tegelikult juba keskkooli ajal, kui tal ilmusid esimesed jutud ajakirjas Noorus. Aga mis tal seda kirjanduslikku impulssi andis? Võib-olla ka lapsepõlves kokkupuuted näiteks Ernst Peterson Särgavaga, kes oli tema isa omaaegne siis õpetaja reaalkoolis. Kui mu isa oli väike, siis ta käis ilmselt oma vanematega siis Särgaval külas, Tallas Kosel ja nii-öelda päranduseks sai ka siis Särgava entsüklopeedia, tähendab vana Eesti-aegne entsüklopeedia, mille siis Särgava kinkis minu isale ja mis on praeguseni õnneks säilinud ja päris heas korras ka. Ta õppis, eks ole, reaalkoolis. Ta alati armastas naljaga pooleks öelda, et tal on autoremondi luksepa paberid. Kas ta üldse autoga oskas sõita? Tal load olid olemas, aga ta kunagi neid ei kasutanud, tähendab autot tal ei olnud. Tegeles ikka päris paljude asjadega, erinevate asjadega. Rahvapilliorkestris mängis mandoliini näiteks. Ja selline episoodika oli ka, aga see on ka tema ainuke kokkupuude muusikaga, aga selle eest oli ta muidugi muusika austajana väga aktiivne ja suur ooperihuviline. Käis ka õppimas näiteringis. Keskkooli ajal oli ka periood, kus ta õppis Tallinna Draamateatri õppestuudios, et see on sama stuudio, kus õppis ka näiteks Helgi Sallo ja ilmselt seal õppetöö toimus siis õhtuti ja nii-öelda kooli kõrvalt. Ja. Nii, siin on veel väliseestlase kaamera on kõnelenud. Emaga siis? Jah. See võib olla isegi 60 kuskil keskpaik, et ta näeb siin nii noor välja, et kas midagi 1965, et tal üks Ameerika tädi käis külas, et võib-olla sellest ajast on see värvipilt. Siin on portreevaated sellisest ülikooli ajast. Jah, ilmselt keskkooli lõpp või siis ülikooli esimesed aastad. Ja. Siin on juba sellist 70-ndate sellist stiili tunda. Ja, tundub küll, jah. Nii, see on üks tore juhupilt. Ma arvan, ülikooli ajast. Mees kannuga. Ja. See on siis ülikooli lõpetamine ilmselt, jah. 1970, ma arvan, 71 või midagi. Mida ta eriti tõstis esile, oli kokkupuude Jaak Põldmäega, kes eriliselt innustas teda tegelema just värsiteooriaga ja teine inimene, kes talle oli oluline, oli siis Bent Nurmekund, kelle juures ta käis õppimas erinevaid siis idamaade keeli, muuhulgas indoneesia keelt ja hiljem ta seda ka päris kibedalt kahetses, et ta oleks võinud Nurmekonna juures palju kaugemale jõuda, aga lihtsalt mingi teatud passiivsus või ka natuke võib-olla laiskus nagu kahjuks viisid teda sellelt teelt kõrvale, nii et orientalisti temast ei saanud, aga tal teatud selline idamaade huvi oli ka, et ma ei tea, kui palju seal oli kas hasarti või põnevust, aga mingi huvi oli olemas küll. Ja on säilinud ka mõned kaustikud, kus on seal hieroglüüfe kõvasti täis kirjutatud. Nii et eks ta ikka võttis neid idamaade keeleõpinguid ka üsna tõsiselt. Et oma nime oskas kirjutada hieroglüüfidega? Jah, et... Prantsuse keel ja saksa keel olid tal ilmselt selge nagu vesi? Saksa keel ja kultuur olid talle kuidagi nagu lähedased ja muidugi selle kõrval ta õppis ka prantsuse keelt ja ka näiteks taani keelt ja üldiselt tal keelte huvi oli terve elu väga suur. Ta kollektsioneeris keeleõpikuid, mis olid välja antud nii siis Venemaal kui ka Saksa Demokraatlikus Vabariigis ja eks ta tegeles nendega ka üsna intensiivselt. Toomas Liiviga me puutusime kokku Tallinna Ülikoolis õppides. Tol ajal see oli 80-ndate teine pool. Kuna siis hakkas maailma avanema, sageli tuli ka selliseid teoreetikuid hakati meil eesti keelde vahendama, eks siis Toomas Liiv vahest nagu suhtus sellesse isegi irooniliselt, et milleks ta peab nagu näiteks seal mingid Hasso Krulli käsitlusi Vikerkaarest lugema, et ta võib nagu seda Derridaad või Barthi ka otse
seal läheb Prantsuse instituuti ja loeb seal neid nagu otse prantsuse keeles, eks. On sul tema mingeid mõttearendusi või selliseid mõtteõpperpalle meeles ka sellest, kui sa ise olid üliõpilane ja kuulasid neid loenguid? Luule tõlgendused olid tal küll nagu sellised, nad võisid tunduda mõnes mõttes just nagu ühtmoodi veidrad, et nad nagu irdusid sellisest mingitest sellisest akadeemilistest käsitlustest. See hakkas juba küll silma, et seal oli väga palju tunda ka seda, et ta oli ise luuletaja või niimoodi. Võib tunduda, et ta vahest nagu justkui kirjandusega mängis, aga tegelikult ta läks süvitsi ja see muutiski Toomas Liivi nauditavaks. Üks tema irriteerivamaid väiteid oli see, ma täpselt ei mäleta neid detaile, millega ta seda üles ehitas, aga see lõppes tõdemusega, et eesti kirjandust ei olegi olemas, see on saksa keeles tõlgitud. Toomas Liiv viskas tõesti välja häid selliseid lõkse, kuhu on kirjanduse lugejal või kirjandusmõtlejal hea astuda. Näiteks see sama lõks tõesti, et eesti kirjandust ei ole olemas, see on balti-saksa tõlkiline kirjandus. Võtame Feldmanni, Kreutzwaldi, eks ole, võtame Koidula, kelle pooled luuletused on mingite saksakeelsed luuletuste mugandused või tõlked ja me isegi ei tea seda, eks ole. See on eesti rahvuslik poeesia tegelikult, aga tollal see ei olnud varastamine, sest et see oli kombeks, nii tehti. Aga samas see on jälle üks tema irooniline, sarkastiline lõks. Siin on juba 80 tuntud fotod. Jah, ma arvan, et need ongi tehtud seal Roosikrantsi tänaval tema Sõgla instituudist. Jah. Toomas oli töötanud palju ka keelekirjanduse instituudis ja ma arvan, et ta tuli hea meelega ülikooli ka sellepärast, et ei läinud ühtegi loengut mööda, kus ta ei oleks rääkinud Endel Sõglast. Toonil, et ma ei tea, kas teie nüüd teate, aga kunagi oli selline kirjandusteadlane nagu Endel Sõgel. Ja ta selles mõttes tema see ilmselt selline rõhutamine oli ikkagi omal kohal, sest ta ütles, et tänu Endel Sõglale ikka jäi kirjandusteadusesse mingiks perioodiks nagu auk sisse või selline põlvkondlik auk, et kus ei tulnud nagu kirjandusteadlasi peale. Sest Endel Sõgel ikkagi väga niimoodi ideoloogiliselt positsioonilt määras ära, milliseid töid kaitstakse, kes kaitsevad, kuidas see on võimalik, mida võib üldse Eesti kirjanduses uurida ja Eesti kirjandust ei saanud nagu siis pikka aega nagu normaalselt uurida. Nagu ta ütles, et selline lätsuv ja plätsuv stiil oli see, kuidas kirjandust lahati, ikkagi nagu labidaga lajatati. Ja siin isa võtab kartuleid enne aega. Ma arvan, et siin ta on nagu selle instituudi rahvaga kolhoosis kartuleid võtmas. Nii et ei olnud ikkagi põllutöö talle võõras. Jah, ta oli sunnitud käima. Tundis ära kartuli, kui mullast üles leidis. Vaat see on nüüd Keele- ja kirjanduse instituudi kas nüüd 50. juubel aastal 96. See on August Eelmäe vist. Jah, ja tookord Asta Õim oli siis selle keelepoole juht ja minu isa just oli nagu valitud siis kirjanduskeskuse direktoriks, et ma arvan, see on aasta 96. Kui Keele- ja kirjanduse instituut nii-öelda ümber struktureeriti, et läks lahku keele pool ja kirjanduse pool, et siis minu isa jaoks oli loomulik asjade käik, et asuda juhtima Underi ja Tuglase kirjanduskeskust. Ta oli seal 5 aastat direktor ja lisaks siis mõned aastad kirjandusuurija staatuses. Underi ja Tuglase keskuses töötas ta kuni aastani, ma arvan, 2000. Et see oli nagu see pöördepunkt, kui ta pühendus siis jäägitult nagu õppejõutegevusele. Nii et juba uue sajandi hakul ta ikkagi oli täiskohaga professor pedagoogika ülikoolis. See on ju üldtuntud, et Toomas Liivilik lähenemine mingitele kirjandusteostele, autoritele, see oli sageli nagu sellisest üldkäsitusest erinev, aga samal ajal väga põnev, et temas oli ühendatud ühtpidi selline luuletaja, teisalt ikkagi ta oli ka väga tugev teadlane. Et me kõik teadsime, et tema
Eesti novelli uurimus oli ju ütlemata põhjalik ja nauditav lugemine. Tuglast oli ta väga põhjalikult uurinud ja ma arvan, et talle meeldis see romantiline ajajärk või arbujalik ajajärk või siurulik ajajärk Eesti luules, kui poeedid tõesti istusidki kohvikutes, kui nad olid põhimõtteliselt, nad olid popkultuuri megastaarid mingis mõttes, kuigi Alverit ja Talvikut keegi ei teadnud ja suurem ju põlgas nende luulet, eks ole. Ja eks samamoodi Underi ja Visnapuuga, et nad olid võib-olla populaarsemad või menukamad, aga ega väikekodanlik üldsus ikka leidis, see on ikka imelik ja see ei ole ikka päris luule ja see ei ole Koidule, eks. Selles mõttes, et mul on tunne, et Liivile meeldis ka see samamoodi need kummalised ajajärgud, kui luuletajad just nagu olid staarid, aga samal ajal neid põlati, aga talle meeldis ennast rohkem ära peita. Oi, kui kenad fotod. Ja jällegi 70-ndad ja seal Tatari tänava korteris, see on tema ema, siis minu vanaema. Nurgas on Sakta raadio. Sealt, kus te kuulasite seda BBC-d ja Vabadusraadiot? Ei, selleks tal oli eraldi see VEF-transistor, et lampraadio oli ikka selle riigiraadio kuulamiseks. Et see lühilaine oli nii ületsist, et siit ei saanud. Tatari tänaval oli siis Toomas Liivi sünnikodu, kus ta elas ikkagi, ütleme, esimesed võib-olla 20-30 aastat. Ja hiljem ta siis kolis minu ema juurde. Tema raamatukogu oli seal Tatari tänaval või selline töökeskkond? Tal oli tõesti seal Tatari tänaval nagu head võimalused ka, et võib-olla natuke perest eemal olla, et ta vahel nagu siis läks oma emale külla ja seal tal oli siis oma tuba, kus ta sai siis oma raamatute keskel nagu segamatult süveneda. Et oma artikleid kirjutas Tatari tänaval? Nojah, need, mis on 80-ndatel kirjutatud ikkagi põhiosas sündisid vanal kirjutusmasinal, suure klõbina saatel seal Tatari tänava siis tsaariaegses majas. Toomas Liiv on tõenäoliselt üks põnevamaid Eesti poeete, kes kunagi kirjutanud ja mine perse Linnar Priimägi, kes kunagi kirjutasid, et Toomas Liiv on kuidagi antiluule. Jah, Toomas Liiv on seda ise ka ütelnud, et ta suhtub luulesse irooniaga ja nii edasi, aga Toomas Liiv on mingis mõttes kõige rohkem luule, mida kogu Eesti luule ajalool üldse anda on. Ta on kirjutanud mõned kõige paremad tekstid. Ta nii palju peidab pisikesi viiteid, parodiseeringuid, kõnelusi luule ajalooga sinna sisse. Samas ta ehitab midagi täiesti uut. Jah, võib-olla Toomas Liiv on rohkem luuletajad saavad temast paremini aru, et sama natuke võib-olla Johnny B. Isotammega, eks ole, et tema juurde pääsevad või Sass Suumaniga või Andres Vanapaga, eks ole. Mõned kõige paremad luuletajad on sellised, kelleni suured hulgalt sageli ei saa ligi, võib-olla ei leia neid üles, sest et neid ei ole kunagi välja käidud sellise, et nemad on nüüd uus Talvik või uus Visnapuu või uus Viiding, seda ei ole kunagi visatud. Miks peaks keegi olema uus Visnapuu või Viiding? Jumal küll. Toomas Liiv oli täiesti ise, tal on oma keel, ta on täiesti omas maailmas, ta loob sellise maailma, mida Eesti luuleruumis ei olnud olemas ilma temata. Milline isa ta oli, kui me nüüd hakkame lapsepõlvest nagu niimoodi udupilvedest siiapoole tulema? Sa oled rääkinud, et õpetas varakult saksa keelt sulle ja prantsuse keelt. Eks ta isana oli natuke ikkagi nii-öelda pedagoogi rollis ka. Ei tohtinud aega niisama raisata, et pidi ikkagi millegi nii-öelda kasulikuga tegelema, kas siis seal õppima seal Lauri Leesi õpikust mingi dialoogi pähe. See õpetamine ja see oli tal nagu nii öelda veres, et paratamatult ta kandis ka kodus seda vaimu edasi. Nende prantsuse keele õpikutega ilmselt pani alusega sinu praegusele elukutsele kaudselt. Ma saan aru, et sa prantsuse keele tõlkija. Jah. Lapsena oli ju väga palju, oli meil Saksa demokraatlikus vabariigis välja antud erinevaid lasteraamatuid, siis ajakirjad Bummi, ABC Zeitung olid tellitud. Hiljem lisandus ka prantsuse keel. Vanasti portreefotodel pandi ikka esemeid juurde, inimesi hoidma esemeid, mis neid sümboliseerivad, sinna hoiab sinu isa ajalehte. Ma ei tea, kuidas seda hääldada. Le Figaro. Täpselt. Miks? Eks ta võib-olla leidis, et see kuidagi haakub olukorraga, kuna mina lõpetasin prantsuse keele nagu eriklassi ja siis nagu sobis taktusele võtta kaasa see prantsuse leht Figaro, nii et see on väga temaatiline kuidagi see kompositsioon siin, et see ei ole juhuslik.
Sina olid ka siis juba seal Pedas, õppisid prantsuse filoloogiat. Ja. Oma isa loenguid sa vist ei saanud. Millised need Peda aastast 97 kuni siis lõpuni, milline see aeg tema jaoks oli? Ta tundis ennast nagu võib-olla õppejõuna isegi paremini kui sellise kabinetitöötajana. Et see andis talle väljundi oma ideedega ikkagi rahva ette minna. Jah, auditooriumi ette tulla. Et see tekitas temas sellise loomingulise nagu sädeme. Nii et ma arvan, et see oli tema nagu eneseteostuse ikkagi tippperiood, just eriti 90ndate lõpp ja võib-olla siis ka vähemal määral siis uue aastatuhande algus. Ja mis on väga oluline Liivi puhul, kirjandusest mõtlejana, ta luuletas niiviisi ja ta mõtles ka kirjandusest niiviisi. Ta ei tahtnud luua kaanonit. Ta esitas kaanoni kohta küsimusi, ta lammutas seda. Meil on tohutu hunnik igavaid kirjandusteadlaseid, kes on täiesti olemas praegugi veel sellised klassikud, eks ole, no siin Veidemann, eks ole, ja tüübid, kes kirjutavad ja kelle eesmärk on Tiit Hennoste. Eesmärk on näidata, milline päriselt kirjandus on, milline on see kaanon. Liiv tuli kõrvalt ja küsis vaikselt ja irooniliselt, kas me üldse oskame midagi kirjanduse kohta öelda? Kas me saame aru, kes oli Anton Hansen Tammsaare? Kas me saame aru, kuidas Betty Alver kirjutas? Ta küsis neid küsimusi ja need küsimused on 1000 korda rohkem väärt kui selline kaanoni püstitus või selline kukelik kiremine. Mina tean. Liivi põhimõtteline seisukoht oli, ma ei tea, aga ma küsin, ma uurin. Ja see õpetas mulle kirjandusest väga palju. Toomas Liivile meeldis nii, et ta võttis ühe autori või võttis näiteks ühe luuletuse. Ta rääkis alati meile sellest, et tema ideaal oleks selline, kui terve semester või terve aasta oleks näiteks ühest luuletusest, et siis võiks tõlgendada seda niimoodi. See oli väga nagu liivilik ja siis me tõlgendasime ja ka meie hakkasime oma tõlgendusi julgemalt avaldama, mis on üks või teine Betty Alveri luuletus öelnud ja meil oli ka üllatav see, et siis Toomas sageli ütles, et selle peale ma ei ole ise tulnudki, et ma panen selle kirja. Nii ta ütles ka minu ajal, 10 aastat hiljem. Et ma panen kohe selle kirja, mis te nüüd ütlete. Olime mõelnud, et miks Toomas kirjutab nii konarliku käekirjaga, kui ta oli näiteks meie tööde peale midagi kirjutanud või nii. See oli väga selline konarlik käekiri ja siis ühes seminaris me saime aru, sellepärast, et ta võttis rinnataskust tavaliselt mitte pastaka, vaid pastaka südamiku. Pastatuub. Ja tal oli see pastaka südamik ja siis sellega ei saanudki, nagu see on selline peenikene, ta ei saanudki sellega nagu sellist väga ilukirja teha, aga siis selle... Eriti veel need nõukaaegsed pastaka südamikud, sellised 5 millimeetrit läbimõõt. Ja sellega ta siis pani kas oma märkmikusse või kuskile paberilehe peale kirja, mida siis meie olime seal nagu öelnud selle ühe või teise asja kohta või olime arvanud. Või Toomas Liiv sageli ei rakendanud mitte akadeemilist veerandtundi, vaid akadeemilist pooltundi või isegi akadeemilist kolmveerandtundi. Ja kui ta tuli, siis ta vaatas, et tere, et meil pidi täna siis loeng olema. Aga üks oluline asi, mis tal iga kord oli, ta oli leidnud ühe kujundi või ühe sõnumi, mida inimesele öelda. Ja see oli kohutavalt tähtis, sest meil oli väga-väga palju loenguid ülikoolis, kus väga süstemaatiliselt anti tohutu hunnik materjali, aga mingit sõnumik, mingi mõtet, et see üks asi, et mis ma tahaks, et te meelde jätaksite. Ei, lihtsalt ma annan oma materjali väga palju, väga süstemaatiliselt ja ma olen alati õigel ajal kohal ja vaatan teid vingus näoga, kui te loengusse hilinete. Seda oli väga palju. See, et sa tuled 3 tundi hiljem ja sul on kaasas see mõte, mis sa tahad öelda, see oli palju olulisem. Et ta võib-olla sellisest akadeemilisest kirjutusest nagu loobus, ma ütleks võib-olla 90ndate lõpus kuskil. Kas ta tundis, et ta on juba nii palju tarka juttu vajanud, ta aitab küll. Mis võis teda suunata selleni või kas mingid olud ühiskonnas näiteks, ega ta ju ei suhtunud hästi sellesse varakapitalistliku Eesti Vabariik näiteks? Et ütleme 90ndad ja muutuv riigikord, et need tekitasid temas võib-olla mitte alati protesti, aga teatud niisuguseid iroonilisi reaktsioone, mida ta võib-olla natuke kanaliseeris ka
nii-öelda kirjandusteaduse kaudu, et ta võib-olla ei rääkinud otseselt ühiskonna asjadest, aga tegi seda kuidagi vihjeliselt mingite teoste kaudu, mida ta üles kaevas kuskilt ja kui vanalt sina said teada, et Eesti õige lipp on sinimustvalge? ikka 88. aastal, kui need asjad kõik lagedale toodi. Kuigi näiteks ma pean ütlema, et jõulusid muidugi peeti meie kodus ja kõik ja käidi kirikus ja nii, et eks see teadmine minus, et olid ka teised ajad, teised kombed, see teadmine oli muidugi olemas lapsepõlves. Olles kuulanud hästi palju tema loenguid ja isegi mõningaid tema kirjandusteaduslikke ettekandeid konverentsidel, siis tema see stiil, mida ta viljeles 90-ndate lõpust, see oli segu, nagu ma ütlesin, sellisest provokatsioonist, väljakutsuvast mõttemängust ja irooniast, eriti just irooniast, et vahel tekkis küsimus, et kas ta mõtleb seda tõsiselt või ta teeb ainult nalja ja vaatab, mida meie arvame. Et koduses elus ta pigem oli selline introvertne, tõsine, vahel ka endasse tõmbunud. Aga ma arvan, et see oli rohkem seotud tema selle nii-öelda esineja natuuriga või see, et talle meeldis nagu publikut epateerida. Et võib-olla ta et oma lähedaste keskel ta oli nagu selline väljapeetud ja tõsine ja et tal oli teatud selline esinemisvajadus, mis nagu epateeri kodanlast. jah, et mis lõi välja just auditooriumi ees pigem ja seal ta muutus irooniliseks, vahel ka humoorikaks ja tõesti need piirid, et kus lõpeb nagu nii-öelda tõsine mõtteavaldus ja kus algab huumor, et need piirid olid võib-olla mõneti ebamäärased, nagu sa ütlesid ka. Kui tõsine usklik ta oli? Oli ikka sügavalt religioosne inimene ja ta oli väga tihedalt seotud Tallinna Kaarli kogudusega. Ta oli seal mõnda aega isegi ametis koguduse nõukogus ja pühapäeviti tegi seal korjandust, käis ringi korjanduskarbiga, nii et ta osales väga aktiivselt koguduse töös ja kindlasti ma arvan, et see luterlik maailmapilt oli talle nagu võib-olla väga omane ja väga kuidagi sisse kodeeritud. Isegi kui ta alati seda võib-olla ei näidanud välja või väljendanud, aga et see oli kuidagi tema sees nagu olemas. Ühel kirjandusüritusel, ma ei mäleta, kas see oli siin ehk siis Vilde muuseumis või see oli Tammsaare muuseumis, oli teemaks hipikultuur ja hipindus. Ja siis ma mäletan, kuidas Toomas Liiv rääkis Visnapuu luuletusest Sireli, püssirauda ja tõestas väga säravalt ja väga lihtsalt, väga galantselt, et juba Visnapuu oli juba hipi ja elas hipide põlvkonna loosungi järel, eks ole. Make love, not war. Ja kui ma seda praegu räägin, see ei tundugi nii särav või kuidagi eriline, aga see viis, kuidas ta selle nagu näiliselt just nagu mustkunstnik võttis õhust lihtsalt mingi mõtte, tegi sellest sellise elegantse keerutuse ja andis publikule, nii et publik niimoodi ahetas, eks ole, et see oli tema oskus. Ja tõtt-öelda, et Visnapuud nimetada hipiks on ka ikkagi päris julge, ma ütleksin. Need ongi nagu sellised Toomas Liivilikud sellised kirjandustõlgendused. Tema puhul võis öelda, et ta märkas midagi sellist, mida keegi ei olnud märganud. Tal oli nagu väga selline tavatu mõtlemine, et teinekord ta meile rääkis nagu arhitektuuristki, et näiteks see hotell Palass, et kui ta ütles, et kui te trammipeatuses seisate, siis vaadake, et sealt läheb piirjoon, on väga selgelt näha, kust lõpeb nagu Eesti Vabariigi aeg ja kus algab Nõukogude aeg. Kuigi ta jättis sellise boheemliku luuletaja mulje, siis tegelikult tal oli väga tugev sotsiaalne närv või kui hakkasid tekkima juba need eraärid, eks, et kuidas ta käis seal Vestmani poes, kui ta oli vist veel valuutapood. Toomas Liiv ütles, et ta läks vahest lihtsalt sinna poodi nagu uudistama. Vihmane ilm nagu täna võib-olla, kummikud olid jalas ja niimoodi ta kirjeldas, et kuidas ta läks seal riiulite vahel uuris siis seda valuutapoodi ja kuidas siis
turvamees hakkas teda vaikselt seda kirjandusteadlast jälitama seal ja kahtlustas teda kõikvõimalikes pattudes. No ühesõnaga ta jälgis väga teraselt seda ümbritsevat elu. Ja luules on see, eriti tema hilisemas luules on ju väga selgelt see sotsiaalne pool sees. Kurat kaubamajas või mingisugused sellised luuletused. Üks asi, mis tuli meelde, mis ükskord Toomas Liiv ütles, et ta selgelt paha meelega ja natuke kiusamis ütles, et miks te kirjutate eesti keeles? Ärge kirjutage eesti keeles, keegi ei loe teid. Kirjutage inglise keeles, kirjutage vene keeles. Sellel on mõte, siis te leiate need lugejad. Eesti keeles ei loe teid keegi. See oli siis, kui ta oli natuke väsinud ja pahane ja kiuslik ja ta muidugi ei mõtelnud nii, sest et ta ise kirjutas ju kogu aeg eesti keeles ja ta lõi väga head teistmoodi eesti keelt. Tema keelele ongi, ma ütlen, Toomas Liivil on oma mingi eesti keel, oma poeetiline keel. See ärgitabki küsima, kas me saame tema väiteid alati uskuda? Ta püstitas neist mõtlemise allikana, et sa pead ise hakkama mõtlema. Kõik need tüdrukud, kes tema eksamiteks väga tublisti materjali ära õppisid, nad ei saanud kunagi parimaid hindeid sellepärast, et nad ei mõtelnud. Nad olid hästi pahased ka Toomas Liivi peale mõnikord eksamitel, ma mäletan. Sest kui sa õpid kogu materjali ära, sa tead kõiki teoseid ja aastaarve ja nimesid, aga kui sa ei oska sellest mõelda, kui sa ei oska samm edasi minna, kui sa ei oska leida seda küsimust, seda põhjust, et miks see kirjandus üldse olemas on olnud, miks seda on tehtud, kuigi sa tead sellest tehniliselt kõik, aga sa ei oska sellest mõelda, sa ei ole selles maailmas osaline. Ta oli väga heatahtlik, väga sõbralik inimene, aga ta eeldas inimeselt kirjanduses mõtlemisoskust. See on väga haruldane asi. Suurem jagu Eesti kirjanduskriitikuid ja ka Eesti kirjanikke tänapäevani ei mõtle. Nii et selles mõttes, et Toomas Liivi oleks meil väga vaja. Ja võt, siis on veel üks asi, mida ma Tammsalus nüüd eriti olen jälginud. Võt, see on nüüd tema see venemeelsus või venelus. No me alati räägime, see on meil rahvuskirjanik, et vaata Andres ja kes seal veel Pearu ja Indrek, et need on kuidagi muidu õiged Eesti mehed. Aga minul tuleb alati selle juurde vähemalt viimased siin paarkümmend aastat Dostojevski looming. Ja minu meelest nüüd see Tammsal on tõesti üks niisugune, nüüd ma pean vist vabandama, vene kirjanduse ideoloogia tooja eestikeelsesse kultuuriruumi. Ja see algus on ikkagi tõesti Tammsale kiindumus Dostojevskisse. Me võtame kas või need kaks pealkirja, no Dostojevski kõige kuulsam pealkiri on Kuritöö ja karistus. Puht juriidiline pealkiri. Tammsale Tõde ja õigus. Need on niisugused, näiliselt niisugused juriidilised pealkirjad, aga nüüd see, mida Tammsale seal räägib, no see jumala küsimus, igavene inimene ja kõik, need on tegelikult vene kultuurist 20. sajandi alguse vene kultuurist võetud mõisted, ma ütleme niimoodi paradigmad. No ma nüüd natukene pingutan üle, aga võtke siis arvet, et see on tahtlik ja oludest ja Toomas Liivile osaks saanud ülekohtust tingitud liialdus. Aga ma olen ütelnud, et kui Toomas Liiv ka mitte päris kainena 2 tundi oleks sõnagi lausumata seisnud auditooriumi ees, et siis see oleks olnud 100 korda sisukam kui mõne õppejõu 1,5 tunnine sisutu vahet pidamata kiirkõne. Ülikoolis peaks aru saadama sellest, et professor isiksusena, isiksus professoris on tähtsam kui arveametnik professoris. Aasta oli 2004. Mis seal täpselt juhtus ja miks? Ettekäändeks oli see, et Toomas Liiv oli magistritööks oli andnud vastuolulise punaka tegelase, kirjandustegelase uurimise. Ja see paljudele ei meeldinud ja seda kasutati siis Toomas Liivi vastaseks kampaaniaks. See Toomas Liivi vastane kampaania oli erakordselt inetu. Ja sama inetu on see, et üliõpilast kasutatakse ära kolleegile alandava koha kätte näitamiseks. Mulle oli see täiesti vastuvõetamatu. Mis puudutab Max Lawsoni, siis teemavalik oli minu
aga Toomas Liiv ei öelnud selle kohta mitte ühtki halba sõna kunagi, toetas teda täiesti ja Pärt Liias oli selle esialgne retsensent, kes ka toetas seda uurimustööd täiesti. No me peame ka selle punase mineviku läbi uurima ja nii palju kui võimalik nüüd juba peaks seda tegema siin eira, vihata objektiivselt. Siis on see usaldusväärsem, siis on see uurimistulemus usaldusväärsem, kui see ei ole kohe alguses paksu sõimuga üle valatud. Ma arvan, et see on see, mis Liiv ka märkas ja mis teda kurvastas ja teda ajab ikka kurvemaks ja üksildasemaks tegi. Ma märgan, et kedagi ei huvita. Kõiki huvitab see, kui sa annad neile nagu pagana pingviini issi, oksendad neile valmis seeditud kalamöga suhu ja nad võtavad selle vastu, nad on tänulikud, aga kui sa annad neile küsimuse või kujundi, mida nad peavad ise kuidagi mõtestama, see teeb ju ajudele valu, nii raske on mõelda, vastik on mõelda, paha on, igav on mõelda. Palju parem on niisama olemas olla ja võtta kõik see jama vastu, mis sulle kätte antakse. Liiv ei teinud nii, ta ei osanud nii. Ja tema jaoks võib-olla see küsimärk oli luules ja kirjandusteaduses üks suuremaid märke. Mingil hetkel hakati tema seda ametinimetust allapoole tooma. Et algselt oli ta Eesti kirjanduse professor, eks ole, õppetooli juhataja või ütleme, õppetooli boss. Aga siis hakati teda kuidagi degradeerima ja lõpuks ta oli vist poole kohaga lihtsalt loengupidaja. Mille tõttu see siis nagu juhtus? Et seal olid puhtalt nagu formaalsed põhjused, et lihtsalt tema publikatsioonid ei vastanud uutele nõuetele ja lihtsalt ta ei suutnud ennast nagu võib-olla sobitada selle muutuva ülikoolisüsteemiga, kus pidevalt reformiti ja tehti kõik ümber ja taheti ümber struktureerida ülikooli. Ja ma arvan, et ta ei, ka võib-olla juba vanuse tõttu ei jaksanud kõige selle mölluga nagu kaasa minna või selle pideva reformimisega, et ta oleks tahtnud oma stiilile kindlaks jääda ja oma tööle ja tahtis ikka istuda seal kapi taga diivanil, rimpsutada võib-olla vaikselt üks pits konjakit ja mõelda oma mõtteid, aga uued ajad ei lubanud seda enam. Ta oli nagu pigem selline loominguline inimene ja ta ei tahtnud oma väärtuslikku aega kulutada mingisuguste formaalsuste täitmisele ja konkursipaberite esitamisele ja kõik need paratamatult ülikooli karjääriga seotud formaalsused ja kogu see bürokraatia, et see oli talle ikkagi vastumeelne ja ta püüdis seda vältida nii palju kui võimalik. Tema staatus muutus nagu professorist. Reameheks põhimõtteliselt. Võib ka nii öelda, jah. 2009 sügis. Kuidas need asjad jõudsid nii kaugele, nagu nad jõudsid? Tema terviseprobleemid, mis võib-olla hilisemas eas tekkisid, eks need olid seotud ikka ka võib-olla tööalase pingega, mis lihtsalt kuhjus ja mida ta võib-olla ei osanud välja elada või maandada, et ta pigem kuhjas neid pingeid endasse ja mis lõpuks hakkas nagu paratamatult ka tervist kulutama. Kõikvõimalikud seal kandideerimised teistele ametikohtadele või konkursid. Sul on see must raamat kaasas. Ja milline nendest luuletustest su jaoks kõige olulisem on või selline mantralikum? Mingitel hetkedel oli muidugi, et Luigele, kes tappis tanki, eks ole, siis Ingridiga kaubamajas. Siia tulles lugesin üle trammis, milleks on Luigele vaja kodu, eks ole, põhimõtteliselt sellest, kuidas kõik maha jätta, kuidas olla kuidagi ise. Ja me ei oska seda, me ei saa sellega hakkama, keegi ei saa olla täiesti ise ja üksi see. See lõpeb nii, nagu ta lõpeb. See Ahtungi luulekogu, mis võtab tema 90. lõpu luule kokku, see on minu jaoks siiamaani kõige tähtsam. Need tekstid on kõik minu jaoks kohal. Kui mina loen seda, siis saavad siin kokku vähemasti 3 Tallinna Reaalkooliga seotud luuletajat, eks ole, Toomas Liiv, Paul-Erik Rummo ja mina. Ja see on Liivi tekst Käepigistus Paul-Erik Rummole. Tõepoolest, sest klassis on vana harmoonium
ja spiikeri heldinud vaatel teele kurekesed laulavad onuta saatel ja reaalkooli ainus klassiruum saab soojaks laulust, südist ja sellest ka, et raha on, kuigi akna taga on sügis. Aegaga tuleb uus ja tulnud on ta juba ja aastagi on 2002 ehk šütsilikult selgete sõnadega. Õilsate valede lõõrisel liiris aeg me ümber sõõrutab und. Suudelgem edasi Luulemäe lund ja silitagem naisi kui hiiri. Naisi, naised, need naised kabareest. Siis korraga ärkad, siis korraga märkad, et aastad on läinud ja vabalik käes. Apropos, kuhu kurat see Luulemägi on jäänud? Kas nad on selle ka maha müünud? Aga ikkagi, Paul-Eerik, hing igatseb, hing mühab, hinges rahutun üha. Reformi vajab iga Eesti tuhka händ. Seepärast võtad küünla, süütad, mõtled ja ütled, nii nagu sütistegi ütelnud ju on. Ja kuigi need kaasinimeste palgete vastukajad tõelised ja vääramatud kujutlushetkes sinus mitmeks murduvad läbi heitliku aja, siis ometi paistavad puhtad lastenäod nagu pilvitud päikesed tee äärseis vetes, suuresilmalised, selged, punapõsised, suismahedad esihääletsused, äod, kord heledalt kilkavad, kord mõtlikult tõsised ning pisiki jalg vankrist tänavale pugev köidab su elurõõmu kui ask. Oled jälle tormakas, meeleline ja tugev, tundes eneses edasi tõtlevat last. Aga kus sina siin luuletuses olid? Ma lugesin selle ette. Ma mõtlesin, et sa olid see laps, kes seal vankris. Vaat, võib-olla, mille sa tea. Ses suhtes, et mu ema kuidagi teadis Toomas Liivi ka ja näiteks, et tema mingid, eks kurbus vikerkaarest ja närvitrükk ja fragment, need olid kõik kodus meil raamaturiiulus kuskil vahel olemas. Mingi hetk ma leidsin nad üles.